Tere päevast, mu daamid ja härrad. Mul on väga hea meel näha, et teid siia nii rohkearvuliselt on kogunenud. Mina olen tänase konverentsi moderaator, mina olen Raivo E. Tamm, Eesti Kaitseväe staabiohvitser. Ja mul on see au juhtida seda konverentsi suurpõgenemise 1944. aasta suurpõgenemise 80. aastapäevale pühendatud teaduskonverents. Kui me peale teist maailmasõda elasime õndsat rahuaega ja teadsime, et meil on saabunud igavene rahu ja kunagi enam sõda kogema ei pea, nii me arvasime kõik, siis mingil ajahetkel võis tunduda, et see teema, see suur põgenemine 1944 on see teema, mis võib ununeda. Ja me peame tegelema selle teemaga kui teemaga, mida ei tohi unustada ja mida ei tohi andestada. Siis tänasel päeval meie idanaaber hoolitseb selle eest, et see teema ei unune mitte kunagi. See teema on taas kord aktuaalne ja päevakajaline. See kurjuse impeerium, mille pärast 1944. aastal meie esivanemad ja sugulased siit põgenesid, selle kurjuse eest tegutseb täpselt samadel printsiipidel, sama skeemi ja sama kava järgi ka tänasel päeval. Okupeerib oma naaberriike nii, et need inimesed peavad sealt põgenema, olema pagulase staatuses, sest muidu nad lihtsalt saadetakse järjekordselt rongidega Siberisse. See on tänane päev Ukrainas ja küllap oleks veel paljudes muudeski naaberriikides selle kurjuse impeeriumi ümber. Sellepärast me peame olema valvel rohkem kui kunagi varem ja rääkima sellest teemast. Ja see on hea, et sellest teemast on räägitud nüüd juba väga palju tänu selle projekti juhile Ivi Sajedovale. Palun, tal on konverentsi alustuseks sõna, avasõna. Palun. Tere kõigile, mul on väga hea meel tõesti, et siin olla ja peaaegu, et Raivo Tamm ütles kõik ära, aga ma nimetaksin pigemalt täpselt, mis projektiga on siis tegemist. Te näete siin, et see on pöördeline sügis 1944 ja selle pärand. Me näeme tänapäeval ka selle pärandeid, kuid ma tahaksin öelda, et minu eesmärk on tegelikult natuke laiem. Ja see puudutab Euroopa Liidu projekti, mis anti sisse Tammepuu Eesti klubi poolt 2023. aastal. Anti sisse, see tähendab, et autorlused on meil selged, aga me oleme kahekesi, tegelesime, nüüd on meid rohkem. Nüüd on 2 Evelini ja 1 Iivi, kes on siis juhatuse liikmed. Meil on muidugi olemas ka teisi liikmeid, aga need on need, kes põhiliselt tegelevad. Ja ma tahaksin öelda, miks, et jäin mõttesse, et tegelikult on et mälu hoidmine, et see on väike osa, aga tegelikult on ju väga tähtis see, kuidas me seda mälu oskame ka näidata mujal Euroopas. Minul on kogemus näiteks ülikoolist, et ei teata üldse mitte midagi, mis toimus meie riikides sellel ajal. Need on noored, kus ka nähtavasti ei õpetata, aga kui meilgi on neid puuduseid koolides, siis järelikult ma arvan, et peabki seda rohkem laiemalt rääkima meie ühiskonnas, ühisteadvusesse viima ja selle kaudu siis loomulikult ka näitama Euroopas enda ajaloolist suhtumist sellesse aega, mis on 1944-1940. Ja muidugi Euroopa mälu on selles mõttes väga tähtis. Euroopa mälu ja naispagulased, kellest räägitakse väga vähe. Ja see projekt käsitleb põhiliselt just naispagulasi,
kuigi me räägime ka üldiselt, sest tollel ajal oli ju ükskõik, kõik oli nii sassis, kõik oli niivõrd traagiline ja traumaatiline, millest nüüd me räägime, et kuidas kõik abistada. Kui te mõtlete selle üle, mis sellel ajal, missugust abi saadi, siis see on ikka dramaatiline, absoluutselt teistmoodi. Mitte kuskilt abi ei tulnud. Aga me kindlasti kuuleme ka siin pärast sellest lähemalt. Ja see on nüüd teine osa juba projektist, mis teeb Tammepuu. Tegelikult on meil projektis osalejaid mitu. Esimene on siis Tammepuu Eesti klubi, kes andis selle projekti sisse ja kes sai selle toetuse. Siis on Eesti Mälu Instituut, Eesti Naisuurimisteabekeskus, Eesti Rootslaste Kultuuriomavalitsus, Tallinna 32. keskkool, kes täna ka esitab meile näidendi, Leedu genotsiidi ja vastupanu uurimise keskus ja Läti okupatsioonide muuseum. Ja näete ise, et siia on haaratud, tähendab veel 2 Balti riiki, see tähendab 3 Balti riiki nagu Balti kett. See on väga tähtis, et me jookseme koos, sest see hääl on palju tugevam, kui me oleksime üksi Eestiga ja läheksime Euroopa mälu toetama. Nii et 3 riiki, Balti riiki, need peavad olema koos minu arvates ja selleks oleks siis vaja, et me saaksime toetusi ka nende poolt ja nad on kaasatud. Tihtipeale küsitakse, et mis see on see Tammepuu Eesti klubi, et ei ole olnud kuulda. No Tammepuu on tegelikult 4-aastane vabaühendus, loodud ülemaailmse Eesti kesknõu toeks tegelikult Eestis, sellepärast, et korraldame juba ülemaailmse Eesti kesknõuga üritusi alates 2018. aastast ja need üritused on seotud siis just selle teemaga suur põgenemine pagulus. Ja 2000 kilomeetri kauguselt, kus ma elan, on Praha, on väga raske kõike teha ja sellepärast ongi vaja Eestis omada ka mingit kindlat kohta ja Evelin Sennet, kes on olnud toeks igal ajal ja nüüd veel meil on uus Evelin Täht, kes on samuti aidanud, nii et suur aplaus tõesti nendele, kes on aidanud seda projekti nii kaugele viia, et me saame seda teha mitu päeva Tallinnas. Ma tahaksin võib-olla siinkohas tsiteerida Umberto Ecot ja me räägime mälust. Ja Umberto Eco ütleb, mälu on hing. Me oleme ajalised olevused, elutseme ajas, tuleviku loomine eeldab mälu. Ja kuna ma elan Tšehhis, siis ütlen ühe Tšehhi tuntud kirjaniku tsitaadi, see on, et hävitada rahvas tuleb hävitada tema elu. 50 aastat toimus meil tohutu mälu kaotamise keelamine, et ei tohtinud mäletada, mis oli. Ja see on kandnud ka kahjuks mõnda niisugust halvemat külge, mida me ei tahaks. Ja sellepärast on see projekt ka loodud. Ja ma tahaksin tegelikult veel sellele juurde ehk öelda, et Kirjandusmuuseumis tuli eriti 9. septembril esile see, et keskenduti naiste ja laste lugudele, mida üldiselt ei räägita, ning nende rollile eestluse hoidmisel võõrsil. Ja esinejad olid ise põgenemise läbi elanud, siin on meil esireades Kristi Albere, Aadu Albere, Marju Rinkaabel, Maie Pärou ja Ülle Ederma, et nemad on need veel, kes on kas otsesed järglased põgenikele või siis on nad ise põgenenud. Nii et meil on olemas need esindajad veel ja see on hea, sest tegelikult on möödunud ikkagi 80 aastat, et te võite vaadata, kui pikk see on. Aga sellega ma siis lõpetaksin ja kutsuksin teid võib-olla siis veel ka 3. osale ja see tuleb Vabamus 25. algusega kell 4. Kuidas? 23. vabandust, see on esmaspäevane päev. ja, et tulge sinna kindlasti, osalege, sest see tegeleb nüüd selle paralleeliga, mis on meie 1944 Eesti ja 2022 Ukraina ja selle pagulusega. Aitäh ja ma paluksin siis edasi Urmas Reinsalu, kes aastal 2015
kirjutas Baltikumi ja justiitsministritega alla ühisdeklaratsioonile, kus oli kirjas, et Nõukogude totalitaarse režiimi kuriteod peavad saama rahvusvahelisel tasandil õiglase hinnangu. Et palun. Aitäh, Iivi, lugupeetavad konverentsi osalised siin saalis, Toompeamäel ja samuti veebi teel vaatavad. Et 80 aasta tagused sündmused, mida me taas elame läbi oma ajaloo narratiivis, nüüd neid meenutasid, on olnud täis dramaatilisi ja traagilisi hetki. Ja meie ülesanne lahkunud eestlaste põlvede ees, aga ka veel sündimata eestlaste põlvede ees, on tegeleda mälupoliitikaga. See on meie keskne küsimus, mis puudutab Eesti identiteeti, nii aatelisest aspektist kui ka väga praktilisest, muu hulgas julgeolekulisest vaatest tulenevalt. Asetame toimunud sündmused, see tähendab siis nii natsliku kui kommunistliku okupatsiooni ja sellest ja kogu teise maailmasõja konteksti meie rahvastiku kaotuste perspektiivi. Mis on okupatsiooni hind olnud Eesti rahvale? Ja loomeliitude pleenumil 88. aastal andis minu meelest Lennart Meri väga õige strateegilise perspektiivi. See tähendab, et kui võrrelda Soome rahvastiku kasvu pärast teist maailmasõda, ja ka Soome elas üle ju suure osa soomlaste lahkumise Rootsi ja loomulikult suured inimkaotused talvesõjas, jätkusõjas, Eesti rahva arvuga, jutt käib 80 aasta lõpust, siis ekstrapoleerimise meetodil oleks pidanud Eesti rahva arv olema 90 aasta alguseks 1,5 miljonit. Aga oli alla miljoni. Järelikult okupatsioonide hind meie rahvale 500 000 rahvastiku kaotuse mõttes. Ja kui me kõneleme nüüd okupatsiooni ja kommunistlikust okupatsioonist ja selle tagajärgedest, siis see ei ole sugugi mitte üksnes akadeemiline küsimus. Tunne Kelam on õigusega sedastanud niisuguse printsiibi, et kui maailm ja ennekõike Venemaa rahvas ise oleks omanud moraalset perspektiivi määratleda ja anda kommunismi kuriteod ja anda neile õiguslik ja kõlbeline hinnang, ei oleks olnud mõeldav see, et KGB alampolkovnik oleks tõusnud Venemaa imperaatoriks ja alustanud totalitaarse retoorikaga oma vallutusplaane järk-järgult alates 2008. aastast nüüd kestva Euroopat keskmes käiva sõjani. Nii praktiline tähendus see ongi. Kui ajaloost ei õpita, ei õiguslikult, moraalselt ega mälupoliitiliselt, siis ajalugu groteskselt naaseb ja sunnib meid seda uuesti üle elama. Eestis on tegeletud erinevates tahkudes põhjalikult okupatsioonikahju uurimisega ja meil on olemas ka konkreetseid õiguslikke lahendeid, mis puudutab siis isikuid, kes on olnud seotud konkreetse inimsuse vastaste kuriteoga, see on ennekõike siis vahetuid täideviijaid, kes füüsiliselt olid elus alates 90. aastate keskpaigast, millal need protsessid on kestnud, mis puudutab siis küüditamisele kaasaaitamist. Rahvusvaheline õigus sedastab riigi vastutuse põhimõtte ja see tähendab seda, et riikidel, kelle suhtes, nii kodanike suhtes kui riigi enda kui terviku suhtes on toime pandud õigusvastaseid tegusid, lasub põhimõtteline nõudeõigus. Kui riigid ise ei ole sellest ohverriigid vabatahtlikult loobunud,
või oma käitumisega näidanud, et nad ei kavatse seda nõudeõigust realiseerida. Ja seetõttu oli minu jaoks, tõsi küll 9 aastat tagasi, väga oluline, et olukorras, kus Läti ja Leedu olid õiguslikul tasemel määratlenud oma nõudeõiguse Nõukogude Liidu õigusjärglase Vene Föderatsiooni vastu seoses kommunismi kuritegudega, et seda teeks ka Eesti. Ja 3 Balti riigi justiitsministritega me kirjutasime siis ühise siduva leppe, millega määratlesime siis Venemaa kohustuse kanda vastutust Nõukogude Liidu õiguste ja kohustuste pärijana okupatsiooni eest ning kohustuse kompenseerima kõik asjasse puutuvad kahjud. Sellele järgnevalt ma pidasin ka vajalikuks, et Eestis on eraldi ekspertiisgrupid koostanud analüüsi ja selle tulemusena tuleb praktiliselt tõdeda, et õiguslikud võimalused saavutada nüüd selle okupatsiooni eest kahju hüvitamist okupantriigi õigusjärglaselt on loomulikult väga kitsad, sest selle lähtekohaks on see, et okupantriigi järeltulija eitab põhimõtteliselt okupatsiooni kui niisugust, aga samuti ka enesestmõistetavalt siis immanentselt ka selle tulemusena tekkinud kahju ja väldib seda kontseptuaalselt väga selgepiiriliselt. Ja sellel Vene Föderatsiooni strateegilises vaates ja ajalugu on Venemaa jaoks samuti poliitiline ideeline relv, on väga oluline kontseptuaalne lähtekoht. Et kui tuleviku jaoks, ükskõik millises kontekstis tõlgendatuna, kui Venemaa Föderatsioon säilitab selle käsitluse, mis neil hetkel on, maksva õigusliku filosoofiana, et Eesti Vabariik liitus vabatahtlikult, Balti riigid liikusid vabatahtlikult Nõukogude Liiduga, siis järjelikkuses see tähendab ka strateegilist vaadet, et Balti riikide puhul võib Vene Föderatsioon territoriaalselt ja õiguslikku ülemvõimu uuesti tulevikus mingites oludes püüda rakendada enda kontseptuaalses küsimuses. Järelikult meie jaoks on oluline mõista seda, et küsimus ei ole praegu selles, et nende teemadega akadeemilisel, aga ka õiguslikul ja rahvusvahelisel tasemel tegelemisel ei ole küsimus mitte, et meil on lootust saada Venemaalt, kujuda ette realistlikult vabatahtlikku mingisugust okupatsiooni tunnustamist, see oleks groteskne ette kujutada või mingit suuri varalisi hüvitisi eraldi võetuna. Kuid me peame mõistma, et esiteks meil lasub moraalne kohustus ja ma olen öelnud seda neile, kes on kritiseerinud selle teemaga tegelemist, et meil tänasel eestlaste põlvel puudub moraalne õigus selle teemaga mitte tegeleda. Kommunismi ohvrite memoriaalis olevad nimed, nendel on ainsana õigus öelda, kas me loobume selle teemaga tegelemist või mitte. Kes meid silmituna täna vaatavad kõiksusest. Järelikult meil lasub kõlbenine ja väga praktiline tähendus enese määratuslikult selle teemaga tegeleda. Ja teiseks on väga oluline, millisele järeldusele jõudis ka ekspertiiskomisjon, et kui Eesti Vabariik ohverriigina loobub okupatsiooni tekitatud kahju hindamisest ja ka oma nõudeõigusest, siis tegelikkuses tähendab see seda, et see toob kaasa väga loogilise, formaalloogilise rahvusvahelise õigusliku positsiooni järelduse, et Eesti Vabariik järelikult ei tunnusta ka okupatsiooni kui niisugust, mis pöörab kogu meie eneseteadvuse enesest mõistetavalt ju äraspidiseks. Nii juhtunu üle kui ka tulevikku vaadates meie ühiskonnas selle mõtestamise, mis on tegelikkuses juhtunud. Nii et teine aspekt, üks küsimus puudutab okupatsioonikahju ja sellega tegelemist, ja teine aspekt on enesestmõistetavalt küsimus ka rahvusvahelise õigusliku hinnangu andmises kommunismi kuritegudele, võrdsustatuna natsismiga. Samm-sammult, tõsi küll kompromissi pinnalt tehtud sõnastustes, on Tunne-Kelami võitluses Euroopa Parlamendis, ka Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees, on rõhutatud nende kuritegude inimsuse vastast olemust. Kuid ma väidan seda, ja seetõttu on Tammepuu klubi initsiatiiv äärmiselt oluline,
et tegelikkuses Euroopa ei ole terviklikult saavutanud seda väärtusplatvormi, mis tähendab ühine ajalugu. Vene agressioonisõja seniit praegu Ukraina vastu tegelikkuses annab meile moraalse perspektiivi laiemalt, ka tuletada meelde juhtunud minevikku, tuua sellele ka ideeline põhjus, et miks totalitaarne filosoofia ja totalitarismi aksepteering on Vene ühiskonnas sisuliselt muutunud kõike hõlmavaks avalikuks ühiskondlikuks vaateks. Ja see võimaldab meil ka aidata kaasa enda ka toimunud teadvustamisele rahvusvaheliselt praeguste dramaatiliste ja terrorisõda peegeldavate sündmuste kontekstis. See on äärmiselt oluline. Ja samamoodi nagu ei ole antud poliitilist terviklikku hinnangut, tuleb tunnistada, ei ole veelgi enesest mõistetavalt sellele järgnevat, ei ole antud ka rahvusvahelist õiguslikku hinnangut kommunismi kuritegudele. Et meil oli olemas 2000. aastast rahvusvaheline initsiatiiv, mis on tegelikkuses rajanes moraalsel reputatsioonil, aga oli ennekõike siis kodanikuühenduste liikumine, rahvusvaheline tribunal kommunismi üle, nii nimetatud Vilniuse tribunal, kus ühe kaasistujana osales kadunud Leo Õispuu Eestist, mis langetas niisuguse tervikliku vaatega otsused. Aga see on loomulikult kodanikuühenduste poolt, mitte riikide poolt ja mitte õiguslikult siduvalt tehtud moraalne vaade. Ja meie jaoks on väga oluline, et töötada selles suunas, et oleks ka tulevikus antud rahvusvaheliselt õiguslikult siduv hinnang kommunismi kuritegudele. Ja need küsimused ei ole jällegi mitte akadeemilised, vaid täpselt samamoodi me näeme, et minevikuga ei ole vaba maailma inimkond suutnud toime tulla, ei ole suutnud seda sõnumit anda edasi Venemaale, järelikult minevik naaseb. Ja me näeme samamoodi, kuidas praegu vitaalselt me tegeleme sellega, et lüüa kokku okupatsioonikahjusid, mis on tekkinud, sõjakahjusid, mis on tekkinud Ukrainale. Me kõneleme siin suurusjärgust, $500 triljonit, ja samamoodi tegeletakse ka rahvusvaheliselt ja ei suudeta määratleda tegelikult ka suuremate lääneriikide poolt moraalset perspektiivi, mis tähendaks rahvusvahelise tribunali moodustamine Putini kuritegude üle. Nii et jõudu tänasele konverentsile. Need küsimused ei ole lihtsalt mälupoliitilised, need küsimused ei ole lihtsalt küsimused meenutamaks meie rahva ühist lugu ja neid dramaatilisi sündmusi 80 aastat tagasi. Neil on väga praktiline määratlus selle kohta, kes me oleme, ja teiseks väga praktiline julgeolekuline määratlus meie rahva kestmisele, et vältida kurjuse taastulemist, kui vigadest ei ole inimkond õppinud. Aitäh teile! Suur tänu härra Reinsalule väga konkreetse asjaliku sõnavõtu eest. Järgmisena saab sõna kirjanik, ajakirjanik ja filmirežissöör Imbi Paju, et rääkida hirmust ja julgusest, aga ka elujõust ja vabadusest. Palun. Nii, tere armsad inimesed, kes on tulnud siia kõik kokku ühelt ja teiselt poolt mandritelt ja kannavad seda mälu ja kogemust, mis on tegelikult meie ühine kogemus, meie ühine hing, nagu Iivi ütles, korrates Umberto Eco lauset, et mäletamine on hing, et milline see meie hing on. Ja minu teema on hirmu narratiiv, vabadus, julgus ja elujõud. Ja kuna ma ei esinda mingit institutsiooni, vaid olen vabakutseline, olnud aastaid ja käinud oma rada ja teinud oma filme ja raamatuid ja liikunud rahvusvaheliselt ja hoidnud kogu aeg kätt pulsil, et mida meist teatakse, kuidas me peaks oma lugu rääkima, kas meil on üldse oma lugu vaja, kas meil on vaja omavahelist solidaarsust, kokkuhoidmist, kuidas see kõik võimendab. Ja siis on see hirm.
2009 me kirjutasime koos Sohvi Oksaneniga, koostasime, kes ei tea, kes on Sohvi Oksanen, siis Soome, võib-olla ikka teatakse, aga Soome-Eesti kirjanik, me koostasime raamatu Kõige taga on hirm, kuidas Eesti kaotas oma ajaloo ja kuidas ta jälle selle tagasi sai. Ja tegime seda sellepärast, et tollal oli võimendunud seoses Putini võimule tulekuga, KGB mehe võimule tulekuga, need vanad narratiivid, kuidas Eesti on ise süüdi oma okupatsioonis, Eesti on ohver, aga mitte süütu ohver. Ja see võimendus väga lugupeetud inimeste kaudu Soome ülikoolides, välisministri ja nii edasi. Ja siis me mõtlesime, et kuidas nagu, võib-olla naiivsusest ka arvasime, et inimesed lihtsalt ei tea. Ja ma arvan, et inimesed ja poliitikud teavad päris palju, aga siis on ideoloogiad, mis on kujundanud, uskumused, mida me tahame uskuda. Igal juhul me tegime selle raamatu pealkirja all Kõige taga on hirm, mis siis enne ilmumist muutus peaaegu kohe hirmuks. Kohale tulid naašid, öine vahtkond ja nii edasi, mõjukad inimesed võtsid sõna, meie peale kaevati Iisraeli, et me oleme holokausti eitajad ja nii edasi. Ja ma olen selle kogemuse peale väga-väga palju mõelnud. Ma ei saa öelda, et kõik, mis sellele järgnes umbes 10 aasta jooksul, et see kuidagi võimendas või põhjustas ka minu sellise posttraumaatilise stressihäire. Kuigi mul olid need raamatud ja filmid, ma liikusin rahvusvaheliselt, aga ma ei näinud ennast võitjana, ma nägin ennast ohvrina. Ja selle ohvri rollist välja tulemine on nõudnud mul pikka mõttetreeningut siin Eestis, coachingut, kus ma olen käinud ja kus ma olen õppinud tundma kõiki neid mehhanisme, kuhu inimmeel võib sattuda sellise infosõja käigus. Ja võin öelda, et nüüd ma tunnen ennast võitjana. Ja võin öelda, et kõik see mineviku, kõik see, mis tollal juhtus, on minu tohutu kapital järgmise romaani juurde, mida ma loodan, ajaloolise romaani juurde, mille ma loodan selle aasta lõpul käsikirja valmis saada. Nii et hirm on nagu, nüüd kui on Ukraina olukord, kui see minevik on veel lahti rääkimata, ka rahvusvaheliselt on, kuidas ma ütlen, et Soomes ma põhiliselt siis tollal tegutsesin, oli üks pool, et Soome kirjastused kõik toetasid, Soomes ma tegelikult saingi nagu kirjanikuks, filmitegijaks, aga siis oli see teine pool, need teised uskumused, kus nagu, mis olid seotud ideoloogiaga, aga mida ma võtsin siis tollal hästi isiklikult. Vaatan, et ma nüüd palju ei hakka rääkima. Mis ma tahan öelda, et hirm on, ja hiljuti kirjutasime ühe essee-raamatu koos Eerik-Niiles Krossi ja Mart Laariga, see on selline väike raamat, ükski inimene ei ole saar, 3 esseed Gulagi arhipelaagist. Ja minu essee käsitleb seda, kuidas Solženitsyn kirjutas siin Eestis oma suurt kuulsat teost. Ja siis ma suhtlesin nende perekonnaliikmetega nagu Kristjan Port, kes on Eestis hästi tuntud, spordipsühholoog ja filosoof, ja kelle vanaema majas siis see teos sündis. Ja kui Kristjan luges mu esseed, ütles, esimene reaktsioon oli ärevus ja siis oli hirm. Kas me peame neid asju käsitlema? Kas on vaja? Ja see hirm on kusagil siin meie sees Eestis küll ja see on ka minu arvates ühe infosõja osa. Ma olen ise olnud, 10 aastat tegelikult olnud, 10 aasta jooksul ma oleks võinud palju rohkem luua, mu uksed olid lahti maailma, aga ma olin sellises, ei olnud väga loov inimene, aga praegu ma olen. Ja siin ma tahangi jõuda selleni, et me võime rääkida, miks keegi ei tee, miks rahvusvaheliselt ei ole teadvustatud, mis on Eestiga juhtunud või et ei ole seda ühtset
ajaloo sellist arusaama, siis nii kaua, kui on rahu, siis minu jaoks või isiklikult ma ütlen, et kuidas me rahu ära kasutame. Meil on vaja suuri lugusid, aga meil on ka vaja üks-ühe toetust. Ja kui me räägime pagulusest ja nii ükskõikselt, kui likvideeriti New Yorgis peakonsulaat, ja täna hommikul ma mõtlesin, et see on nii võimsa ajalooga, see on nii ühendav, seal on järjepidevuse narratiiv, et Ernst Jaakson, no seal oli teisi ka, kuidas siis 90 või 79 aastat hoidis ta seda diplomaatiat, hoidis ta juriidiliselt ja faktiliselt Eesti riiki pildil. Minu üks hea Ameerika sõbranna, kes oli president Carteri nõuandjarühmaga kuulus, ütles mulle, et Mr. Jackson kõndis nii kaua Valge Maja värava taga, kuni Eesti sai vabaks. Ja see, mis mina näen, mul on muidugi omad lood pooleli ja omad suured lood, millega ma kavatsen ka rahvusvaheliselt südameid puudutada. Aga olen ka sellest palju rääkinud, et Ernst Jaaksonist oleks vaja ühte võimast rahvusvahelist filmi, kuhu on haaratud ka Hollywood, sest see on Ameerikaga seotud. See meie vabaduse käik ja see, kuidas Ernst Jaakson hoidis seda järjepidevust elus. Ja kuulasin täna hommikul veel üle saadet, kus Trivimi Velliste rääkis sellest, et see oli sellepärast võimalik, et ta oligi otsene, et ta ei olnud pagulane, vaid Ameerika, ta oligi diplomaat, kes oli alustanud oma tööd siis Eesti Vabariigi ajal. Ja miks ma räägin suurest loost? Siin paar aastat tagasi oli Norra selline minisari ilmus, oli kõikides, oli Eestis ja Põhjamaades vähemalt, ja selle sarja nimi oli, ma võib-olla räägin juba liiga palju, ma kohe vaatan, igal juhul see oli lugu Norra kroonprintsist ja Märtast, kes siis põgenes oma 3 lapsega natside eest ja siis Ameerikasse, kus president Roosevelt, nad olid isiklikud sõbrad, aitas neid ja kuidas tänu selle sõprusele ka Soome või Norra pääses Nõukogude Liidu mõju alla sattumisest. See oli võimas lugu. Me saame ainult ennast kehtestada suurte lugudega ja see on üks suur lugu. Mida oleks vaja nagu selline näide ja koostöös kindlasti näiteks ameeriklastega. Et me võtame, et see on meie elujõud ja see tühistab hirmu. Sest ma võin öelda niisugust, et ma hiljuti kirjutasin ühe raamatu lastele ja kogu perele, Kadrioru aednik, kus ma proovisin ühendada, siis tuua aia sümboli ja tuua sellise rohelise ajaloo kuni Kariseni välja väiksest käbistust tüdrukust ja luua selline, et kuidas meie riik on moodustunud. Ja ma olin väga ebakindel ja president Pätsi pilt on seal niimoodi mesilasena kaane peal. Ja mis mind täiesti hämmastab, et raamat peaaegu 3 nädalaga müüdi läbi, on uus trükk. Ja nii täiskasvanud kui lapsed ja täiskasvanud ütlevad, aga see on ju meie DNA-s, et sa oled siit, see on meie DNA lugu, see on ainult sealt kihtide alt välja kraabitud. Nii et meil on need lood olemas, me peame ainult üksteist märkama, me peame üksteist kuulama, me peame üksteist väärtustama. Et siis, kui me tegime koos Sofiga raamatu, siis mul oli selline olukord, kus iga päev helistati mulle, keegi küsinud, et Imbi, mis sa järgmiseks teed? Kõik küsisid, kuule, et kas sa saad meile anda Sofi Oksaneni telefoninumbrit. Ja siis ükskord üks Soome poliitik ütles, et Imbi, kas teil oma inimesi ei väärtustatagi? Et see oli üks filmi esilinastus, mis ma tegin naiskodukaitsjatest, soomlastest ja eestlastest ja siin Läänemere ümber. Ja siis tuli üks professor mu kõrvale, või ma rääkisin kellegi juttu, Eesti professor, ja ütles soomlastele, küll te soomlased ikka olete tublid, et te tegelete meie ajalooga. Tegelikult oli minu filmi esilinastus. Nii et me ei pea kummardama, vaid me peame rääkima lugusid, märkama üksteist, rääkima suuri lugusid, võtma kõik, kes midagi oskab kuskil, kes on kuskil suur režissöör ja rääkima suure loo, et kõik vaatavad selles suunas. Ja nii me muudame ajalugu. Et see on elujõud ja see on julgus. Kas te kõik tunnete üksteist siin?
Vaevalt. Ja see, mis meil on vaja, on üksteise märkamist, solidaarsust. Ma räägin veel kiiresti, ma tean, aeg on läbi, aga ma räägin kiiresti veel loo. Ma käisin paar nädalat tagasi Arnold Rüütli juures, sest ma tahtsin tema käest küsida, ma seoses selle lasteraamatuga viisin lasteraamatuga, küsida, et kuidas oli võimalik, et 66. aastal loodi Eesti Looduskaitse Selts. Kuidas oli võimalik, et 61. aastal Pätsi eesrindlikust talust tehti botaanikaaed? Kuidas oli võimalik, et 67 loodi rahvuslind ja rahvuslill ja 70-ndatel loodi Vene sõjaväe osa kõrvale Lahemaa rahvuspark? Sest ma tahtsin teada, kuna ta oli nii selle parteile lähedal. Ja siis ta ütles ühe asja. Me pidime saama Kremlist loa, aga meid kandis see eestluse idee, see mida me olime saanud kaasa iseseisvast Eesti riigist. Et see ei olnud Nõukogude kord, mis selle võimaldas, vaid see oli meie pärand, meie identiteet. Ja minu meelest see on nagu väga-väga oluline, see idee ja see, et 20 aastaga loodi nii imeline väike riik koos diplomaatiliste suhetega, juba iseenesest see on suur lugu. Ja ma ei tea, kas ma tahtsin veel ühte asja öelda. 39. aastal viibis Eestis USA kirjanik Marion Foster ja kirjutas sellise raamatu õnnelikku maad otsimas. Ja ta leidis, et see õnnelik maa on Eesti. Ja ta kirjutab, Eesti on nagu lill, mis võrsus talve külmusest. Loodan, et see saab uuesti trüki. Aga meil on nagu need seemnekesed kusagil, mis vajavad võimendamist. Ja nüüd ma palun, et kuna me üksteist ei tunne, et jaksate püsti tõusta ja vaadata oma naabri suunas ja öelda, tere tulemast mu ellu. Me võime näitlejaga ees näidata. Tere tulemast mu ellu. Suur tänu. Kui enne tänasin ja kiitsin konkreetse sõnavõtu eest, siis nüüd kiidan ja tänan emotsionaalse sõnavõtu eest. Ja tõepoolest 2 sõnavõtu peale kokku mul tuli meelde, et olin hiljaaegu ka ühel seminaril ja koolitusel, kus just pöörati tähelepanu sellele, et kui teha televiisor lahti ja vaadata National Geographic või History Channeli dokumentaalfilme, siis näeb tundide ja päevade kaupa dokumentaalkaadreid ja dokumentaalfilme lausa sarju, kui halb oli Saksamaa, kui halb oli Hitler, kui halb oli Saksamaa, kui halb oli Hitler. Mitte kunagi, mitte ühtegi dokumentaallõiku, kui halb oli Nõukogude Venemaa ja mida tema korda saatis. Nii et meil on väga lai tööpõld ees, et seda tõestada ja näidata, mis tegelikult toimus ja mis tegelikult toimub ka praegu, sest väga suur osa maailmast ei tea sellest mitte midagi, ei ajalooliselt ega ka antud hetke, mis praegu toimub. Ja järgmiseks saab sõna psühhoanalüütik Meelis Sütt, et rääkida lootusest, nagu öeldakse, et lootus sureb viimasena, aga huvitav oleks teada saada, kas ta ikka sureb, äkki lootus ei suregi kunagi. Palun. Aitäh ja suur tänu korraldajatele ja kõigile osalejatele, kuulajatele, vaatajatele selle võimaluse eest siin kõneleda ja loodetavasti sel viisil saan ma anda oma panuse minevikusündmuste, mälestuste ja tänapäevase olukorra vahelistele seostele tähelepanu juhtimisse, nende märkamisse ja nende tunnetamise kaudu edasimõtlemisele. Ja ettekande
pealkiri ongi lootusest. Psühhanalüütiline vaade, et see on võib-olla natuke isegi liiga valjult öeldud, et siin võiks öelda, et ühe psühhanalüütiku vaade, sest psühhanalüütikutel võivad ka olla erinevad vaated ja see on üks nendest. Ma alustan ühe luuletusega, mille ma kirjutasin mõned aastad tagasi, paar aastat peale täiemahulise sõja algust Ukrainas. Vaikne ja valus hingevaev, vägivaldsest vahekorrast viljastatuna, sünnitab ja on sunnitud imetama üllameelsust otse armastuse lahtistest haavadest, keset surmanäljas naljatusi, laule ning pisaraid, kuniks elu. Hingeraputavale dilemmale pühendatud teabeseminaride sari Minna ei taha, kuid jääda ei saa toimub ajal, mil me oleme jälle ja liialt sageli sunnitud kogema eluliselt olulisi instinkte, tarduda, võidelda või põgeneda. Isegi kui me otseselt ei tunneta mingit laadi pagulusse sunnitust, võivad paljud meist kaaluda koduselt, kuid võõraks jäänud pinnaselt enese lahti tõukamist. Seda pigem põgenemise kui arenguhüppe mõttes. Võime mõlgutada mõtteid riigist, elualalt või senistest kooslustest pagemisest või kibestunult heietada rahulootusi vaimsesse eraldatusesse tõmbumisest. Võib-olla ka selleks, et taluda paremini valulist hingelist üksildust, mida pidevalt ärritab soov ja lootus leida vastastikust, mina-tunnet toetavat mõistmist, kuid mille püüetele vastatakse enamasti tõrjumise või tühistamisega. Seda võib juhtuda nii sissevaates enesesse, suhtluses lähedaste või riigiga, mis on meie kodumaa tunnetuse üks sümbolitest. Ängistusest pagemisvõimalusi võime otsida ja loota ka unustusse ehk mittemäletamisse ja mittemõtlemisse tardumisest. Mõnikord loodame vastuoludest ja pettumustest pääsemist illusioonidesse ning unistustesse peitumisest. Korduvate dialoogialgatuste purustamisest kogetud vapustuste tõttu võime loota kergendust ka psühhoaktiivsete ainete mõjust. Ja siia võib lisada ka loetellu ka psüühiliste ja psühhosomaatiliste häirete väljaarendamise, vabasurmad ning õnnetusjuhtumid, mille puhul saab oletada meeleheitlikke enesehävituslikke ajesid. Kuid kurbloolisus seisneb selles, et saatuslike enesevigastuste ja hävituste alateadlikuks ajeks võib olla soov vabaneda lõplikult hingelistest vaevustest, nendest välja murda või habrast ohustatud hingelist tasakaalu hoida, mitte surra. Rahulikumas meeleseisundis, mil me pole mõtlemisvõimetuks tegeva ärevusega tardumusse halvatud ega hingevalust lähtuvast pimestavast raevust või meeleheitest hõivatud, oleme loodetavasti, kas sisekõnes või koos mõne usaldusväärse inimesega, heal juhul mõlemat, võimelised arutlema oma loomusunniliste reaktsioonide üle. Ja niiviisi suudame heita heatahtlikult uudishimuliku pilgu oma meele sügavustesse. Neis kehaliselt kaitstud hingesoppides, kus pole veel intellektuaalseid hea ega halva mõistete määratlusi, võime leida motiive, millest tuleneb enese tõeline, tuumolemusest lähtuv lootuslikkus. Tõepärane lootuslikkus, mida on võimatu segi ajada kunstlikult üles erutatud rõõmsuse või tegelikkuse taju tõrjuva, teeseldud optimismiga. Praeguses mitmemõtteliselt ähvardavas olukorras, mil toimuvad mitmesugused murrangulised protsessid nii maailmas laiemalt kui ka meie koduriigis, on elutähtis säilitada või koguni veel saavutada tõepärasel enesetunnetusel põhinev mõtlemisvõime, mis loob eelduse isegi äärmuslikult lahknevate erinevuste kõrvutamiseks ja nende siiraks uurimiseks. Eelkõige minasiseselt ütlen ma kui psühhanalüütik. See pole kerge, kuna me ülitundlikuks ärritatud instinktid kalduvad pinevas olukorras hõivama suurema osa meie sisekaemuse võimekusest. Jahvatlevad taandama eneseuurimist pragmaatilistele valikutele
ja kiiretele, kuid mõnikord petlikele lahendustele. Ja ometi on kõrvaltvaataja pilguga eneseanalüüs eluliselt oluline ka kriitilistes olukordades, kas või konkreetsete või sümboolsete lahingute vaheajal. Eluliselt oluline on leida tõepärane ja tõde otsiv tunnetus, mis ühendab endas nii vaatleja kui osalise positsioone. Tänapäeval vist öeldakse selle kohta agentsuse tunnetus või midagi sarnast. Identiteet ehk eneseteadmus. Ma paraku pole veel kohanud kujundit, mis sobiks kirjeldama inimmeelt võrdkujuliselt ja terviklikult, kuid siiski täna võrdleksin inimmeelt ja selle osaks olevat mõistatuslikult dünaamilist alateadvust taimega. Taimega, mille olemuslikuks osiseks on juured, mis on esmapilgul uurimise ulatusest väljas ja millelt tõmbavad tähelepanu peased ja viljad. Selles võrdkujus on oluline märgata ja meeles hoida, et juured ei ole minevik, vaid kohalolev, olemasolu ning kasvu toitev eksistentsiaalne osis. Neid juuri võiks omakorda võrrelda ajuga, mille ennustamatus plastilisuses peituvad nii risk kui lootus. Neid juuri võiks võrrelda ka mäluga, mis on me tunnetus- ja õppimisvõime vältimatu koostisosa. Biosemiotikud väidavad, et organismi elus püsimiseks ei piisa ainuüksi elutähtsate ainete olemasolust. Sama vajalik on ka ainevahetus ja seda soodustavad tegurid. Võrdleksin ainevahetust mõtlemisvõimega, mis osaleb meie meele ja keha ühistoime korraldamises ja mis on muu hulgas eelduseks enese tegevusvõimekuse ja vastutuse tunnetamisel nii lähiringis kui laiemas kogukonnas. Mingi osa, võib-olla isegi kõige mõjusam osa meie eneseteadmusest koosneb väikestest, teadvusele otseselt kättesaamatutest detailidest. Mitmed psühhanalüütikud teadlased on uurinud ja kirjeldanud, kuidas imikud juba oma esimestel elukuudel on ülimalt tähelepanelikud ema reaktsioonide suhtes ta igale väiksemalegi liigutusele ning reguleerivad oma emotsionaalseid ja kehalisi väljendusi ema reageeringute põhjal. Võime oletada, et sellises tundelis-füsioloogilises õppimisprotsessis omandab laps ema ja teiste lähedaste kaudu kultuuri, ka rahvuskultuuri. Varased suhted lapse ja vanemate vahel on ühed esmastest kodu- ja kodumaa tunnetust ning rahvuskuuluvust vormivaks pinnaseks, mis toidavad ning kujundavad meie juuri ja identiteeti kogu järgneva elu jooksul. Seetõttu võib ükskõik millisesse eelpool mainitud pagulusse suundumine olla tajutud vägivaldse väljarebimisena, hooliva ema ümbritsusest või koguni ema suremisena just siis, kui teda on kõige rohkem vaja. Murdeas inimese identiteedi kujunemine ja viimistlemine jätkub ja on õigupoolest elukestev ülesanne, millega tegelemine kulgeb igaühel isemoodi. Oma tundeelu ja juuri uurides leiame ainest enesest ja teistest arusaamiseks. Oma loomupärase toimetuleku, eheda kõlbluse ja viljaka loovuse arendamiseks nii koduselt tuttaval kui võõral või võõraks muutunud pinnasel. Tooksin näiteks, mida saame tänapäevaga üle kanda Karl Ristikivi kirjanduslikus vormis eneseanalüüsi raamatus Hingede öö. Minategelase varjule minemist surnud mehe majja teose alguses võiks tõlgendada kui paguluse võrdkuju. Surnud mees kui ähmane ja mõistatuslik kujund osutub esmamulje järgi kadunukeseks ja hiljem ei tea, kus olevaks. Lugejale avaneb ängistava vaevalisusega autori eneseteadmuse selitamise ekslev teekond, mis kulgeb mööda tõepärase minatunnetuse keerukusi ja avaldub arvatavasti sisedialoogides enese mitmesuguste samastumiste ning tajumustega. Nende kaudu autor taas tõuseb pinnale kooskõlalisemana ja tõelisemana kui enne. Kogu loo taustal on märkimisväärne, et surnud mehe majas puudub leinatalitus. Selle asemel korraldatakse järjepanu mitmesuguseid meelelahutusi, elegantseid söögikordi ja meeleolukaid kontserte. Võime mõelda, et võimetus leinata, ehk siis kalduvus vältida kaotuste ja illusioonide psüühilist läbitöötamist,
on seotud oma talumatute ärevuse, häbi ja süütunnetega, mille algeid on enesest raske tunnetada. Tunded ei ole head ega halvad. Nende uurimine on ainuvõimalik viis, kuidas leida tõetruid tähendusi ja seoseid. Ebameeldivate tunnete vältimine või nende kunstlikud lihtsustamis- ja rahustamispüüded soodustavad meie takerdumist õige ja vale, hea ning halva omavahelisse lõhestamisse ja lõpututesse vastandamistesse, tegelikkuse taju moonutamisse. Murranguliste muutuste keerises tundub, et üha sagedamini küsimus, kes mina olen, asendatakse kahtlustusega, kelle poolt sina oled. Tõetunnetus, millest lähtub loomulik kõlbelisus, varjutatakse eksistentiaalsete ärevuste rahustamiseks tehismoraalse üleolekuga, nii enese kui teistega läbimisel. Sellise kõlbeliselt tõõnsa, emotsionaalselt lõhestatud tasakaalu vägivaldne säilitamine suunab aga arengut seisakust hääbumisse. Armastusvõimet pühitsev lootus. Praegune mitmemõtteliselt ähvardav olukord nii meie koduriigis kui maailmas laiemalt, kus korraldatakse järjepanu uusi sõdasid, mitmesuguseid tuliseid või külmi konflikte, ajendab küsima, kas on lootust, et me oleme võimelised konfliktikogemustest õppima? Kas oleme võimelised õppima neist kogemusest muudki kui tõhusamaid võitlusviise? Kuivõrd on õppimine üldse võimalik pidevate vapustuste, purustuste ja hävituste taustal? Ei ole tarvis kaotada inimeste instinktiivset agressiivsust, see oleks isegi loomuvastane. Kuid mõistmise abil on võimalik vähendada sõgedat agressiivsust õhutavat ärevust ja hoida ära hirmu, vihkamise ning vastandumise pidevat võimendamist. Psühhanalüütik Melania Klein on väitnud, et korduvad katsed muuta inimkonda paremaks, eelkõige rahumeelsemaks, on ebaõnnestunud ja määratud nurjumisele, kuni ei õnnestu sügavuti mõista inimeste kaasasündinud agressiooniinstinktide tähendusi ja elujõulisust. Klein tõdeb, et jäigad jõupingutused headust ja heatahtlikkust halvale ja kurjale vastandada ei taotle paraku muud kui inimese elu jaatavate heasoovlike impulsside ergutamist, samas vägivaldseid impulsse eneses eitades, halvustades või maha surudes. Ja seda nii eneses kui teistes ja kogukondlikus läbikäimises laiemalt. Hinnanguliselt halb ja vale suunatakse talumatu ärevuse tõttu enesest eemale ja projitseeritakse teistele ning hakatakse nende vastu võitlema. Seetõttu ollakse pidevas tardu, võitle või põgene olukorras nii oma meelt kui kogukondi ja ühiskondasid lõhestades ning vastandades. Tänapäevaste arusaamade kohaselt rakendub inimese raev ja vägivaldsus reaktsioonina hirmutavale ja ärevust tekitavale tajumusele, et enese elule, arengule ja armastusele suunatud väljavaated on ohus. Kuni need väljavaated on pideva rünnaku all, on see väga tõsine väljakutse me võimekusele imetada üllameelsust otse armastuse lahtistest haavadest keset surmanäljas naljatusi, laule ning pisaraid. Näen sellist võimekust vastastikuse mõistmise olemusena. Ja paar lauset kokkuvõtteks. Mõeldes vaimsele tervisele, mida ma õigupoolest nimetaksin meeleterviseks, tõde on tõeline ja tervislik vaimutoit. Tõepärane lootus on innustav, mitmesuguseid pettumusi, kannatusi ja mälestusi ühendav, tulevikku suunatud igatsus. Me lootuste tooni määravad alalhoiule ja rünnakule suunavad instinktid, elukogemuse dünaamilised juured ning tõepärasel enesetunnetusel põhinev, terviklikkuse loomisel pürgiv mõtlemisvõime, ka selle haavatus. Ja võib-olla on lootmise võime ka märk jumalikust maailma loovast algest. Tänan teid. Suur tänu, seekord siis mõtlema paneva
ettekande eest ja mõtlemise käigus võib tekkida küsimusi. Ma annan teile pärast esimese paneeli viimaseid esinejaid võimaluse 10 minutit küsimusi esitada kõigile. Kui teil tekib küsimus, siis tuleb selline avatud mikrofon, siis saate esitada kõikidele esinejatele küsimusi 10 minuti jooksul. Aga praegu liigume edasi ja meie järgnev esineja on Austraaliast, Austraalia pagulane Maie Barrow, kes räägib siis pagulaste elust Austraalias ja oma pere kogemusest. Tere tulemast ja palun, sõna on teil. Kas siin kuskil kella on? Iivise näited. Kuidas ma Tare. See tiitel on natukene teine, aga mõte on ikka sama. Aga kuna ma siin seisan, ma võin natuke hoobelda ka, et mina olen see tütarlaps valge šleifi all. Ja see pilt on tehtud, kui meie laev saabus Adelaidi. Siin puudub minu isa, kes seisis kai peal, sest tema oli seal. Ja mõned inimesed, kes siin arhiivimaailmast on, võib-olla tunnevad seda noormeest paremat kätt kõige üleval. See on 20-aastane Inno Salasoo, kes oli minuga samal laeval. Alati on hea natukene ennast õpitada enne, kui sa peale hakkad. Suur põgenemise pärand Austraalias on suured Eesti ühiskonnad igas pealinnas. Enne teist maailmasõda oli Austraalias umbes 1000 eestlast ja peale sõda tuli Saksamaalt umbes 6000 põgenikku. Ma räägin rohkem Adelaidist, sest see oli see linn, kus ma maandusin ja kus ma kasvasin. Põgenesin emaga Tallinnast 21. septembril laev Laplandiga. Lapland viis meid Kottenhaafeni. Põgenesime rinde eest rongidega, kuni me jõudsime ikka lõuna poole ja elasin sõja lõpu ajal Baieris. Kui sõda lõppes, siis pandi meid tiipilaagritesse ja kui aeg rändamiseks edasi tuli, siis minu perekond otsustas minna Austraaliasse. Isal oli 2-aastane tööleping riigiga, et meie reisukulud tasuda. See oli nii, et talle anti 3 valikut. Kui sa esimesed 2 valikut ära ütlesid, siis sa pidid 3. tegema. Isa võttis esimese vastu, sest arvas, et ega teine ja 3. parem ei ole, ja tema töö oli kanalisatsioonikraavide kaevamine Adelaidis. Ta elas telklaagris, talved Adelaidis, kuigi te seda ei usu, on väga külmad ja märjad ja suved on Adelaidis väga kuumad ja kuivad. Oli väga vähe eestlasi, kui meie jõudsime Adelaidi maikuus 1949. Aga isegi selle väikse grupiga kohe hakati organiseeruma. Eestlased nähtavasti on väga head õpilased, sest kõik see tiipilaagri organiseerimine kanti edasi Adelaidi ja nii palju, kui ma olen märganud oma arhiivitööst, on see sama põhimõte igas pagulaskeskkonnas. Kui need 2-aastased töölepingud hakkasid lõppema, siis inimesed kogunesid suurematesse linnadesse. Ja alustati 49. aastal juba Adelaidi Eesti selts ja sellega allorganisatsioonid oli meeskvartett, siis oli topeltkvartett, siis oli meeskoor, siis oli segakoor, rahvatantsurühmad, lastele täienduskoolid, spordid, guidid, kõik, mis vaja oleks. 49. aastal asutati Austraalias Austraalia-Eesti ajaleht Meie Kodu. Toimetajad ja abilised tegid seda tasuta. Austraalias tehakse Eesti ühiskonnas kõik tööd tasuta, keegi meile ei tahaks maksta. Ja meelega võtaks raha vastu, kui keegi soovib anda, aga siiamaani pole keegi pakkunud. Siin me näeme nädalast ajalehe pakkimist. Nii nagu te näete, töötegijad on naised ja pealtvaatajad on mehed. Meie Kodu on teine võõrkeelne ajaleht Austraalias. Esimene oli Itaalia La Fiamma ja kui meie ajaleht sai 50-aastaseks, siis meie osariigi raamatukogu kinkis meile mikrofilmi. Me olime nii uhked selle peale. Tänapäeval keegi ei oska sellega midagi peale hakata.
meie ajaleht kahjuks lõpetas töö 1919, aga juba 2003 hakkas meil elektrooniline häälekandja eesti.org.au, seda saad internetis kätte ja praegu on see meie kõige suurem häälekandja. Loodame seda veel suuremaks ja vägevamaks teha, sest meil on noored, kes on nõus seda tööd enda peale võtma. Siin te näete neid sama lehepakjad 60 aastat hiljem ja vasakul äärepeal Hellemaal risti oli ka esimesel lehel pildil, nii et ta 60 aasta pakkis neid lehti. – 1952. aastal kutsuti kokku Eesti organisatsioonide esindajad üle Austraalia, et oleks koostöö üle Austraalia ja annaks eestlastele ühiselt tugeva hääle välisvõitluses. Sel ajal olid mehed juhtivatel kohtadel. Kui vaadata, on ainult üks naisterahvas seal, aga ma hooplen uuesti tagumises reas, teine paremat kätt on minu isa. Vähem kui 60 aastat hiljem on see pilt hoopis teistmoodi. Esindajatel on enam-vähem võrdsed, aga tänapäeval võib-olla isegi on tasakaal naiste poole. 1954 me pidasime oma esimesed Eesti päevad Sydneys. Vaatamatu suurtele vahemaadele ja rahapuudusel tuli rahvas kokku igast osariigist. Austraalias on vahemaad suured. Sydney's Perthi on üle 3000 kilomeetri ja kui võtta Austraalia kaart ja pista Euroopa sinna sisse, siis meil on veel palju ruumi teiste maade jaoks. Eesti päevi peetakse iga 3 või 2 aasta tagant. Tänapäeval on ta 2 aasta tagant, sest lauljad ja tantsijad endiselt ütlesid, et nad hakkavad vanemaks jääma ja nad ei saa garanteerida, et 3 aasta pärast nad on ikka veel kohal, aga suurem osa ikka on. 29. Eesti päevad peetakse selle aasta lõpul Adelaide'is. Eestlased tahtsid kohe endale oma kodu. Algaastatel me üürisime ruume raamatukogudes ja kirikusaalides, aga oma kodu nii isiklikult kui ka ühiskondlikult oli väga tähtis. Ja esimene Eesti maja Austraalias, peale sõja esimene Eesti maja Austraalias ehitati Tilmeres, kus meil nüüd oli ka Eesti küla ja Eesti hooldekodu. Kahjuks Eesti hooldekodu ja Eesti maja on kadunud ja ära müüdud. Adelaide'is osteti see suur maja 58. aastal. 57. aastal nad ostsid väikse maja, aga siis nad leidsid selle ja ostsid selle 57. aastal ja siis see uus juurdeehitus tuli hiljem, aga see on ikka veel käimas ja seal on vägev klubi. Kalev on Jeffcott, sest on Jeffcott tänaval, nii et kui te olete reedeti või pühapäeviti Adelaide'is, siis alati on koht kuhugi minna. Melbourne'i inimesed ostsid endale väikse maja 58. aastal, aga 72. aastal nad ostsid endale selle suure vägeva endise kino. Nüüd on see maja liiga suur ja vale kujuga tegevuseks, nii et see maja, nad on otsustanud, et nad müüvad selle maha ja ostavad endale uue. Sydneys oli vanaeestlaste poolt ehitatud maja juba ees ja kui pagulased jõudsid sinna kohale, jäi see maja väga väikseks, nii et osteti 3 krunti kõrval, mis võite ette kujutada, kui väiksed need krundid olid, kui see Estonian House, mis on nii lai, see oli 2 krunti. Ja juureehitus oli enam-vähem vabatahtliku tööga. Vana-Eesti maja on see punane telliskivi osa seal taga. Ma võin vaadata siit, ma ei ole harjunud, et on ees. See punane telliskivi osa on Vana-Eesti maja ja see valge osa on Uus-Eesti maja. Perthis ostsid endale Eesti tare 66. aastal, aga müüsid selle ära 97. aastal. Minu põlvkonnale oli Eesti maja teine kodu. Nädala jooksul käisime koolis ja rääkisime inglise keelt, aga nädala lõpud veetsime Eesti majas. Oli täienduskool, gaidid, skaudid, rahvatantsurühm ja igasugused põnevad üritused, sest algaastatel oli palju organisatsioone ja nad kõik tahtsid teha laatasi ja pidusi ja meie tahtsime sinna minna.
Me kasvasime koos ja elasime nagu üks suur pere, sest väga paljudel ei olnud üldse sugulasi, nii et me olime üksteisele sugulaste asemel. Algusest peale pandi väga palju rõhku välisvõistlusele, see oligi meie võib-olla see esimene koondamine ja väga palju tööd tehti ka baltlastega ja teiste ikestatud rahvastega. Siin, nagu te näete, 90. märts 1990 on mingisugune protest jälle, aga see on Eesti Balti riikide vabaduse poolt ja see on Canberras ja tagaplaanil, vaatan siia poolt tagaplaanil, on meie Austraalia parlamendi hoone selle vägeva katusega, mis on torud ja suured lipud. Ma arvan, need on Vene saatkonnal autod, mida me näeme. Kui ma Sydneysse kolisin, ootas mind ees Sydney Eesti maja ja suur Eesti ühiskond. Aga kahjuks selle 70 aasta jooksul oli tegevus hakanud vaiksemaks jääma. Tänapäeval uute eestlaste abiga on meil uus hing ja uus huvi sisse tulnud ja tulevik on hea. Eesti majas asub ka Eesti arhiiv Austraalias. Oleme väga uhked selle peale, meie uued ruumid. Mina vasakut kätt, Jüri Voon paremat kätt. Meil arhiiv on nüüd 72 aastat vana ja selles on töötanud üle 30 inimese. Mina olen 30 aastat arhiivar olnud, see aasta ma andsin arhiivi juhtimise noorema põlvkonnale, aga ma töötan edasi vabatahtlikuna. Eili Annuk, kes on ka arhiivis, on üle 40 aasta töötanud arhiivis. Ja me oleme väga tänulikud, et see arhiiv on alumisel korral, sest väga tihti meie töölised pidid lahkuma sellepärast, et nad lihtsalt ei jõudnud trepist enam üles ronida. Me oleme väga uhked oma arhiivi peale ja nagu ma eelmine kord ütlesin, meie arhiivi elulugude kogu on kirjutatud UNESCO maailmamälu registrisse ja see on suur au, sest üldiselt need kogud, mis sinna lähevad, tulevad suurtest prestiižikatest raamatukogudest ja arhiividest ja meie pisikene arhiiv on selle saavutanud ja meil on ilus diplom, mis on meil seina peal, mida me kõikide külalistele näitame. Ja veel üks tähtis tegevus Sydneys on meie iga-aastane Sõrve suvelaager lastele. See on Sydneys ja mina ei ole selles käinud, ma viisin oma lapsi sinna, aga mina ei ole käinud, sest Adelaide'is oli Mäeotsa ja Melbourne'is oli ka omal laager, rohkem Scout-Guide laagrid ja tänu nendele on mul tuttavad ja sõbrad üle Austraalia sellest ajast ja nii palju, kui meid veel järel on, me ikka peame kontakti. Siin on meie noored, meie tulevik. See on jaanuaris oli see laager. Helesinised jakkidega on juhid ja tumedad sinisega on meie noored. Ja selle laagriga me kasvatame oma järgmist põlvkonda ja sealt tulevad meie tulevased juhid ja sellega meie pärand säilib. Tänan. Suur tänu. Jah, need isiklikud lood on väga olulised, et kui ma siin eelmise aasta konverentsil meenutasin ja rääkisin oma sugulastest Rootsis, konkreetselt härra Paul Laanest, et kes ikkagi jätkuvalt on elus ja võib öelda ka tervise juures, et sai 96-aastaseks hiljaaegu. Rääkisin temaga telefoni teel juttu, kes on väga mures, et mis tema isiklikust arhiivist kõik saab, kui teda üks hetk enam ei ole. Et nüüd oli väga südantsoojendav näha pilti Inno Salasoost, kes on siis minu abikaasa sugulane. Et see põlvkond, kes siit on läinud, on veel olemas ja täiesti elujõulised. Ma tean, Inno käib ka iga suvi Eestis. Et nad veel elavad ja neid lugusid tuleb koguda ja talletada ja hoida. Seda arhiivi on veel võimalus isikute enda käest jätkuvalt täiustada
ja täiendada. Ja järgmise loo jutustamiseks kutsume siia Naiskodukaitsest Anu Nuut ja Karin Kaupla-Põõnin, et rääkida Naiskodukaitse Eesti-aegsetest juhtidest ja nende elusaatusest. Palun. Tere! Minu ja Karini ettekanne on siis Naiskodukaitse Eesti-aegsetest juhtidest ja nende elusaatustest. Ja ma teeksin alguses väikese sissejuhatuse Naiskodukaitse teemal, et milline oli siis see Naiskodukaitse ja kuidas teda loodi. Naiskodukaitse loodi 2. septembril 1927 Kaitseliidu ülema käskkirjaga Kaitseliidu eriorganisatsioonina. Ja Naiskodukaitse arengule andis tõuke Nõukogude Venemaa kommunistlik riigipöörde katse 1. detsembril 1924 ning juba detsembris 1924 hakati looma neid esimesi Naiskodukaitse jaoskondi. Ja esimeseks üksuseks oli Lindade kompanii ja Linda naiskompanii etteotsa valiti siis Anna Tõrvand-Telman, kellest ka pärast tuleb juttu. Kogu see organisatsioon oli väga edumeelne, oli väga prestiižne koht, kuhu kuuluti ja enne teist maailmasõda kuulus Naiskodukaitsesse 17 000 liiget. Tänapäeval taas loodud Naiskodukaitsesse 4000, aga see täieneb pidevalt. Ja seda galeriid nendest juhtidest saab vaadata siis Naiskodukaitse kodulehelt. Üks väga oluline üritus oli Tartu koosolek, kus siis 11. detsembril 1927 kutsuti kokku kõik naisringkonnad, valiti esinaiseks Mari Raamot, sekretäriks proua Valtman ja juhatuse liikmeteks Eba Saral, kes oli Tartu Naiskodukaitse esinaine Tartu ringkonnas, ja siis Maria Harak ja Anna Tõrvand-Telman, kus siis öeldi välja see, et on loodud Kaitseliidu kõrvale naisorganisatsioon ja see on iseseisev organisatsioon, millel on oma keskkorraldus ja koostatakse ka oma põhikiri ja põhikiri, kuna koostati Soome Lotta Svärdi põhikirja eeskujul, sest rahvusvahelised suhted olid Naiskodukaitsel loodud nii soomlaste, norralaste, taanlastega, oli ka lätlaste ja poolakatega. Ja kuulutati välja, et Naiskodukaitse kõrgemateks organiteks on siis esinaine, keskjuhatus, keskkogu ja kongress. Naiskodukaitse 27 1940. Juba sügiseks oli siis loodud 141 üksust ja oli valminud põhimäärus ja ringkondade põhimäärused ja esimesel Naiskodukaitse keskkogu koosolekul võttis sõna esinaine Mari Raamot, kes rääkis siis Kodukaitse Naisühingu üldise korralduse põhijoontest ja teine oli Eba Saral, kes siis rääkis Kodukaitse Naisühingu tuleviku tegevusvaldkondadeks. 28. aastal otsustati, et on vaja luua üks selline otsustav kogu nagu Kodukaitse kongress, kuhu siis kutsutakse kõiki naisüksuseid, Naiskodukaitseüksuseid ja esimene kongress toimuski 3. jaanuaril 1928. Seal siis öeldi välja, et millega Naiskodukaitse tegeleb. Ta on Kaitseliidu abistamine sanitaartoitlustus- ja majandusalal ja teiseks seltskondlik töö rahvuskultuuri põllul nagu isamaalik propaganda, noorsoo organiseerimine ja kasvatamine ja just nagu noorsoo eest hoolitsemine, et saaksid hea hariduse. Ja kogu selle Naiskodukaitse, Vabariigi Naiskodukaitse põhitegevus oligi Kaitseliidu toetav tugitegevus. Ja kõiki neid tegevusi öeldi, et tuleb arendada edasi nii rahu kui ka sõja ajal. Et tuleb levitada rahvuslikke ja oma riikluse ideid, õpetada eestlasena mõtlema ja elama, astuda ühendusse haridusasutustega.
ja koondada enda ümber noori ja tähistati siis seda kongressi Estonias. Kes siis kuulusid Naiskodukaitse esimesse keskjuhatusse? Et esimene keskjuhatus, nagu me näeme seal keskel, ongi kohe Mari Raamot, kes on meie jaoks üks väga tähtis inimene juba sellest ajast. Sinna kuulusid siis ka veel Eba Saral, Alida Toolse, Helmi Kaber, Reet Valdvere, Anna Tõrvand-Telman. Ja kuni 37. aastani eksisteeris see keskjuhatus ja 37. aastal valiti uus, kuhu kuulus siis Alice Kuperjanov, Erika Männik, Alma Jets, proua Uus ja Samkov. Järgnesid väga ajalooliselt ärevad ajad ja 1940. aasta juuniputši ajal likvideeriti siis Punaarmee toel Naiskodukaitse koos teiste vabatahtlike eriorganisatsioonidega. Need esimesed aastad tõid kaasa riigiaparaadis suured ümberkorraldused ja esimene massiküüditamine leidis aset juba 14. juunil 1941 ja šokeeris tervet elanikkonda, sest keegi ei uskunud, midagi taolist võib üldse juhtuda. Et see oli siis elanikkonna küüditamine ja massiline illegaalne väljasaatmine sünnikohast ja see oli ideoloogilistel eesmärkidel. Kuna Nõukogude võimu silmis oli rahvas ebausaldusväärne ja vajas maha surumist ja oma kodumaast ja kultuurist isoleerimist. Ja selleks tuli need kujuteldavaid riigikorra vastaseid, kes võiksid väljendada vastupanu, arreteerida, nõrgestada ja viia lausa vanglatesse ja küüditada. Ja taolisi meetodeid rakendati edukalt, et sundida inimesi muutuste ja keeruliste oludega kohanema. Et võib öelda, see repressioonide laine 20. sajandi Eesti ajaloo üks võtmeteemasid on mõjutanud paljusid valdkondi, poliitilist ajalugu, rahvussuhete ajalugu, sotsiaalajalugu, majanduslugu, ajaloolist demograafiat, igapäevaelu ja mentaliteeti, kultuurilugu. Ja ütleks siis kohe ausalt välja, et taolise sõjalise agressiooni tõttu 40 aastate okupatsiooni all kaotas Eesti rahvas oma endised juhid, sõjaväe, vabatahtlikud organisatsioonid nagu Kaitseliit, Naiskodukaitse ning kogu Eesti eliidi, ütleme siis võib-olla veel, et see oli tegelikult Eesti intelligentsi hävitamine põlvkondade kaupa. Küüditamine poliitiliste repressiooni oli suunatud just konkreetsete inimeste, perekondade ja teatud inimrühmade hävitamisele. Seoses sellega tekkisid loomulikult hirmud, sest keegi ei uskunud, et midagi taolist võib juhtuda, et ilma igasuguse otsuseta tegelikult inimesed lihtsalt viiakse vangilaagrisse ja lastakse maha. Ja tekkisid hirmud ja hakkasid massilised põgenemised. Et kommunismi ohvrite Maarjamäe memoriaalis on terve rida nimesid tahvlitel, kõike neid loomulikult ei ole siia praegu pandud ega loetud. Ma olen tärniga tähistanud need inimesed, kes tõesti langesid esimesteks ohvriteks küüditamisel, kes Naiskodukaitsest viidi Sverdlovski oblastisse ja ilma igasuguse otsuseta lihtsalt lasti maha. Ja nad olid Naiskodukaitses mitte võib-olla kõige esimesed juhid, aga nad olid ikkagi juhtivatel positsioonidel. Et suur hulk naisi lahkus suures küüditamise hirmus Eestist siirdudes välismaale, küll Rootsi, USA-sse, Austraaliasse ja paljudesse teistesse riikidesse. Ja meie peame Mari Raamotit väga tähtsaks ja tuleb täna siin ka näidend tema kohta. Et ta oli Naiskodukaitse asutajaliige, esimene esinaine 2736, ta oli kodutütarde liikumise algataja 2736 ja tema oli ka rahvusvahelise koostöö algataja. See, et ta väga julgelt kohtus soomlastega, rootsilastega, need Naiskodukaitsjad omavahel käisid läbi, jagasid oma kogemusi ja kui need küüditamise lained tulid, siis loomulikult ta muutus väga selliseks ärevaks, aga tal oli palju sõpru välismaal ja naisorganisatsioone, kellega ta sai tegelikult
suhelda. Ja tema poeg oli ka pärast Ilmari talu rekvireerimist Nõukogude võimu poolt, ta elas veel Tartus ja lahkus pagulusse 1944. aasta septembris. Ta läks Saksamaale pagulaste laagrisse ja ta oli nii aktiivse inimesena oli ta isegi kuulus seal pagulaste laagris juhtkonda, et asju paremini korraldada. Ja Saksamaal neid laagreid, eestlaste laagreid oli palju, nii et ta rändas mitmest laagrist läbi. 1949. aastal rändas Raamat Saksamaalt USA-sse, töötades esialgu Põhja-Carolina farmis, hiljem liiguti New Yorki ja 1951. aastal ostsid nad maja New Yorgi lähedal New Jersey's. Oma 90. sünnipäeva ta tähistaski New Jersey's ja talle öeldi seal väga palju tänusõnu oma ennastsalgava tegevuse eest Eesti riigi loomise vabadussõja ajal. Ja Raamat oli siis paguluses alates 1944. kuni oma elu lõpuni, suri 1966. aastal 94 aasta vanusena Ameerika Ühendriikides. Kui me vaatame nüüd neid juhte, kes kuulusid siis keskjuhatusse või keskkogusse, et nendel kõigil on väga erinevad saatused ja millest see tegelikult olenes, seda ei oska keegi öelda, kuidas kellelgi lihtsalt kujunes. Mari Raamat, kes oli väga tähtis tegelane, tema ei sattunud Siberisse, tema sai pagulusse. Erika Männik küll arreteeriti ja viidi Siberisse, aga tal õnnestus sealt ikkagi tagasi tulla. Alma Jets, keskjuhatuse liige, samuti tänu oma meditsiinioskustele jäi ta terveks ja sai kõikidest raskustest üle ja tuli tagasi Eestisse. Aga Anna Tõrvand-Telman, keskjuhatuse liige, kes on ka Inglise kolledži rajaja ja kuulus ka Riigikokku, tema ei viidud küll Sverdlovskisse, aga viidi Siberisse, kus tegelikult ta oli sunnitööl, oli turbatööstuses ja kus ta jäi väga raskelt haigeks ja selle tagajärjel lihtsalt 1953. aastal suri. Ja Mari Raamati mälestustest täna hakatakse veel rohkemgi rääkima, et tema, kui ta sealt rajatalust lahkus, siis ütles need sõnad, et ei tahaks minna, aga tuleb minna. Ja oma raamatu lõpus on siis tehtud niisugune järelehüüe, tal on ilmunud mälestuste raamat, et ta elas sellel ajastul, mis ei lasknud nagu naisel avalikus elus meestega võrdselt, nüüd kadus millegipärast minul ära, on ikka olemas, jah, osaleda ja erialast karjääri teha. Võimeka inimesena oli tema panus naisliikumisele suunatud läbi Naiskodukaitse ja mille põhitegevus oli tol ajal ikkagi meeste toetamine. Naiskodukaitse juhi rollis piirdus ta pigem naistele rahvusliku ideoloogia raames sobiva rolli määratlemisega. Ja oma mälestuste kirjeldamisel annab ta üheaegselt isikupärase ja naiseliku sisevaate Eesti ajaloo keerdkäikudele. Ja nüüd ma annaksin sõna Karinile, kes räägib Tallinna ringkonna naiskodukaitsjatest. Eelmise slaidi, Mari Raamati slaidi täpsustuseks veel seda, et Mari Raamati mälestusi lugedes aasta on 39-40 algus, 39 siis ikkagi. Mari Raamat istub Vabaduse väljakul tänase kohvik Moskva ehk Kultuse kohviku ees, joob kohvi ja vaatab, et Vene lennukid lendavad pea kohal, aga nagu keegi ei arvanud sellest mitte midagi. Poliitilised olud niimoodi on, et küll see nagu mööda läheb. Et nad ei osanud eeldada, et see nii hulluks läheb see asi. Mari Raamat muidugi ise pääses 40. aasta koledustest, sest punase terrori aastast. Ja natukene võib siin nüüd paralleele tõmmata võib-olla praeguse ajaga, et me tegelikult ei usu, et see nii hulluks läheb. Aga siin on siis, mina olen Naiskodukaitse Tallinna ringkonna ajaloo toimkonna liige. Ja me oleme Tallinnas nüüd uurinud, mis on saanud Tallinna naistest, Eesti-aegsetest naistest. Meil on umbes 200 naist nimekirjas ja see töö on tegelikult päris suur, need on juhtide nimekirjas, et neid liikmeid oli rohkem, liikmeid oli 740, 39. aasta lõpus, 40. võib-olla isegi veidi rohkem. Aga mida on näha juba 39. aastal, kui rehitseda ajaloos Tallinna maleva teatajaid,
et hakatakse juba lahkuma vaikselt välismaale juba 39. Noh, jälle võib-olla paralleeli tõmmata, et mis praegu toimub, et meil ka ostetakse juba siin majasid Hispaania lõunarannikule, kes võib-olla ei soovi võitlema jääda. Ja mis on erinevus tolleaegse naiskodukaitse ja praeguse naiskodukaitse vahel on see, et tollel ajal olid ikkagi pigem seltskondlik organisatsioon ja toetas mehi, siis täna me oleme ikkagi kombatandid. Tallinnas me alustasime uurimistööd siis aasta aega tagasi ja me põhiliselt uurime siis arhiivimaterjale ja teeme intervjuusid ka järeltulijatega, et mul on väga hea meel, et siin oli ka Austraalia arhiivi esindajad, ma kindlasti sooviksin pärast vestelda. Ja siin ma võib-olla toon ühe sellise pildilise näite, et mis siis oli erinevus nende vahel, kes jäid ja nende vahel, kes lahkusid. Ja vasakul pool ääres on näha, et mis siis üldse naiskodukaitsetega juhtus või mis üldse eestlastega tollel ajal juhtus. Variandid olid siis need, et kas nad läksid Siberisse, viidi Siberisse, kas nad põgenesid, osad siis jäid Eestisse, aga nende lapsed põgenesid, mis pani neid samamoodi represseeritud staatusesse. Osad siis jäid Eestisse, aga neid ei represseeritud, siis meil ajaluurijatena tekib alati küsimärk, et miks siis neid ei represseeritud, võib-olla nad ei olnud nii tähtsal kohal, võib-olla naised jäid 2 silma vahele või variant, et hakkasid punasteks. Ja siis on ka osa naisi, kes surid Saksa okupatsiooni ajal. Ja siin, kui te vaatate keskmist tulpa, siis Amanda Kannes on üks nendest 15 hukatust. Tema siis hukati 45-aastasena, ma olen käinud arhiivis tema materjali uurimas. Siin all on tema siis venekeelne toimikuleht, kus on kirjas, et lasta maha. Ja see tõesti temaga ka juhtus, nagu ka paljude teiste, nagu veel 14 naiskodukaitse naisega. Ja siis versus siis see parempoolne slaid, mis on tehtud New Yorgi Eesti majas. Ma ise olen New Yorgis 7 aastat elanud, et kõiki neid majakoridore vaadanud ja osade nende järeltulijatega suhelnud. Teises reas vasakult teine karusnahkades Hilda Tamm, kes on saanud Connecticutis eramaja omanikuks, elas 92-aastaseks. Siin pildil on ta 73-aastasena ja oli ka siis Balti naiste nõukogus New Yorgi Eesti majas. Ja siis veel on siin üks naiskodukaitse tagumises reas vasakult 3. on Sofia Beebus. Ja meie uurimuste käigus on välja tulnud, et need naiskodukaitsed ikkagi omavahel suhtlesid ja New York oli üks nende peamisi sihtkohti, kuhu nad läksid. Ja mis on siis nagu oluline on see, et selles nagu nende represseeritud naiste elu ikkagi poole pealt lõigati ära. Ja meie uurimistöös on välja tulnud, et suur osa nendest, kes põgenesid, et Tallinnast oli see põgenejate hulk suurem kui mujal Eestist naiskodukaitsjate hulgast, sest Tallinnas oli rohkem raha, oli rohkem võimalusi põgeneda, võib-olla tunti neid inimesi, kes laevade peale said neid panna. Ja Tallinnas ei olnud talusid, et inimesed, kes pidid mujalt Eestist põgenema, ikkagi ei soovinud oma loomi ja talusid maha jätta, et võib-olla see oli selline erinevus. Minu enda vanaema oli Tuhalaanest Viljandimaalt, et seal oli see hoopis keerulisem, tema oli samuti represseeritud. Ja meie uurimistöö tulemusena siis nendest, keda me oleme suutnud läbi vaadata 200 juhist, me oleme umbes 4 läbi vaadanud, siis New Yorki läks 9, mujale Ameerika Ühendriikidesse 5 inimest, Rootsi 8, Rootsi mindi enamasti Lääne-Eestist ja rannaroostlased. Kanadasse 4, Austraaliasse 2, Brasiiliasse 1, Venezuelasse 1 ja Inglismaal Ühendkuningriiki 1. Ja siin on välja toodud 2 naise fotod lihtsalt teile vaatamiseks, et Salme Lepp, kes oli vasakul, kes oli esimese naiskompanii Linda juhatuse liige ja siis Kalevi Jaaskonna esinaine 29. aastal ja siis tema pilt 66. aastal Kanadas, halva kvaliteediga küll. Ja siis Austraaliasse põgenenud Aleksandra Looberg, kes elas kokku 100-aastaseks, 38. aastal ülemine pilt, samamoodi Lindade kompanii Kalevi Jaaskonna juhatuse liige ja all siis Austraalia meie koduajalehest välja tehtud väljavõte, kuidas ta on 100-aastane ja tal on rinnas naiskodukaitse medal Liljarist, ma näen. Ja lihtsalt ma panin siia need nimed, et kui kellelgi siin on ka väliseestlasi või mis väliseestlasi, välismaal üles kasvanud eestlasi, et kui kellelgi on veel mitte nii tuntud nimede hulgast mingit informatsiooni, siis me oleksime väga tänulikud, kui meile seda antakse. Ma lihtsalt loen siin paar nime ette. Mari Raamotist oli juttu, Helmi Kaber Brasiiliasse, Aleksandra Millistver New Yorki. Aino Onni on väga huvitav inimene, tema on siin ka pildi peal. Tema oli muuhulgas, et ta oli juht ja põgenes New Yorki. Ta oli muuhulgas ka naisomakaitsejuht, et sellest naisomakaitsest 1944. aastal Tallinnas on ikka väga vähe teada, teda me tahame kindlasti uurida. Linda Viisel New Yorki, Hilda Tamm New Yorki, temast oli foto. Juuli Otsing
New Yorki, Lisette Linamäe New Yorki, Aleksandra Hanussovski alias Oljo Haring või Oljo Lorentson Venezuelasse, Aleksandra Looberg Austraaliasse, Gerda Simon-Latser New Yorki, Helle Bruun Rootsi, Salme Lepp Kanadasse, Juuli Steinmann Eestis Riigikogu liige oli Rootsi, Magda Tannik Ühendkuningriiki, Sofi Peebus Connecticuti, Ingeborg Mühlberg Rootsi, Ellen Lemmer Kanadasse, Therese Sander Rootsi, Hilja Lipping Austraaliasse ja Hanna Hänilane USA-sse. Mul on 2 slaidi veel, ma näen, et juba tõusid püsti. Ja siis ma loen veel ette Karin Pärna USA-sse, Ameerika Ühendriikidesse, Elfriede Schäfer Ameerika Ühendriikidesse, Sirje Kandre Rootsi, Ida Parsimann Rootsi, Selma Arras Kanadasse, Hella Bruun Rootsi, Hilda Nurmis Ameerika Ühendriikidesse, Mari Pitka, kes oli, ehk siis Helene Pitka, kes oli Johan Pitka-Lesk Kanadasse, kus nendel oli maa. Edith Käärik Rootsi, Fernande Triumf Chicagosse ja Gertud Särg Rootsi. Et kui keegi teist tunneb nende järglasi, siis me oleksime väga tänulikud. Ja siin ülemisel pildil on Zita Modeste Prees, kes on Anna Tõrvand-Telmani tütar, tema siis hukati Siberis ja siin all on siis tema tütar, kes pääses põgenema ja elas pika ilusa elu, tema kohta on filme ja kirjutisi. Ja kõige viimasena slaidina on mul siis meie tööst nüüd üks pilt, et me intervjueerime järeltulijaid. Siin on üks väga huvitav elusaatusega naine, kelle nimi oli Eestis Aleksandra Hanussovski. Ta muutis oma nime estindamise käigus Oljo Haringuks. Hiljem ta abiellus Rudolf Lorentsoniga, siis sai temast Oljo Lorentson. Nad põgenesid Saksamaa Ameerika Ühendriikide kaudu Venezuelasse ja nende lapselapsed olid siin sellel aastal just Eestis käimas, et me koos Signe Steinbergiga intervjueerisime neid Nõmmel. Ta oli siis Nõmme jaoskonnast. Ja nende lapselapsed ei teadnud midagi, ei naiskodukaitse juhiks olemisest ega ka põgenemisest, et kui te hiljem siin vaatate Looneotsa abil tehtud näidendid, siis ka Loone on Oljo Lorentsoni uurinud ja kuidas need põgenemisteed, mis Oljol olid, et Venezuelasse jõuda, on ikkagi väga erilised. Aitäh teile! Täna taas iseseisvunud Eestis, et me siis näeme välja niimoodi. Suur tänu. Nagu ma enne mainisin, et on võimalus küsimusi esitada kõikidele esinejatele kokku. Kas on kellelgi midagi küsida? Nii, paistab, et on. Mikrofon saabub. Aitäh. Küsida otse ei ole, sest küsimused oleks võib-olla väga üks ühele ja vastamisega läheks aega, aga ma ütlen selle viimase repliigi peale, et omakaitses oli palju naisi. Siis Emajõe kaitselahingud, mis 80 aastat tagasi, viimane järg nendest algas siis 17. Punaarmee lõpliku pealetungiga 17, 18, 19, neil päevil siis toimusid. Seal oli omakaitsepataljon, moodustati erinevatest omakaitseüksustest ja see oli erakordne ka teiste väeosade jaoks tähelepandav, sest seal oli kokku siis 700 meest ja 650 naist. Oli konkreetselt relvade all Emajõe ääres. No nende roll konkreetselt lahingutegevuses oli pisut erinev, aga see on siis kinnitus selleks, et naised võtsid ka lõplikust sõjategevusest, millele tänu tegelikult, et rinnet kinni hoiti, sai suur põgenemine üldse sellisel kujul toimuda ja paljud punaterrori eest põgeneda ja Otto-Tiefi valitsus sai järjepidevust hoida. Et nende hulgas oli ka palju naisi. Nii, aga kui praegu rohkem küsimusi mikrofonis ei ole, siis võib neid veel esitada siin kõrval, kui me kuulutame nüüd välja väikse vaheaja.